Täna on esimeseks teemaks, mida me siin Tulbitee arenduses vaatame ja tahame puudutada põrandakütte, sellepärast kohe-kohe on tulemas betooniauto ja ühele majale saab juba põrand paika. Täna siia tulles arutlesin autos vaikselt mõtte üle, et mis siis kõige õigem oleks teha, et kas nii nagu siin, et vundament paigas ja siis põrandakütte ja põrandavalu või seinad püsti ja siis panna põrandakütte ja põrandavalu. Põhimõtteliselt ei ole nagu õige või vale eramaja puhul, et kuidas ehitaja rohkem harjunud on. Minu meelest on niimoodi nagu siin natukene mugavam ja puhtam see asi ikkagi. Räägi nüüd põrandaküttest, põrandakütte paigaldusest, mis on selle juures tähtis, mis tuleb tähele panna? No tegelikult tuleks juba algusest peale väga varakult oma küttepartneri poole pöörduda, et projekt oleks kooskõlas maja ehituslike konstruktsioonidega, betooni paksused oleks õiged arvestatud. Kas tuleb armatuuriga ilma armatuuri peale või siis otse penoplasti peale, relsside peale, sellest sõltub ka betooni paksus hiljem, sellest sõltub ka, kui inertne on põrandakütte ja kui kiiresti ta reageerib. Aga üldiselt põrandakütte algab ikkagi projektist ja projekt on selle kõige tähtsam osa, et oleks kõik välja arvestatud, kontuurid ei läheks liiga pikaks, oleks arvestatud, et välisseinte äärde saaks rohkem soojust, maja keskele nii palju vaja ei ole, et tubades oleks oma kontuurid, et hiljem saaks tubasi juhtida temperatuuri varieerida. Loomulikult tuleb mõelda, mis toru siis kasutada on. Eestis levinud on põhiliselt 2 toru peks 20 mm pekstoru plastikust või siis nüüd 16 mm komposiittoru, kus on 3-kihiline alumiinium keskel. See on jällegi, et ei ole õiget või valet, aga tuleb projekteerimisel arvestada, kumma toruga tehakse. Mõlemal on omad plussid, miinused, aga mõlemaga saab ka ideaalse tulemuse. Ütleme niimoodi, et Eestis tavaliselt pannakse kuskil 7-8 cm betooni peno peale, et koos toruga nüüd kokku. Aga toru ülekate, betooni ülekate peaks jääma ikkagi vähemalt 3 cm. Nii ohutuse mõttes kui ka mugavuse mõttes, et hiljem põrand nii triibulni oleks, et see soojus jõuaks enne põranda pinnani jõudmist veel natuke hajuda, et jalaga ei oleks triibulisust tunda. Ja siin majade puhul see põrandakütte muidugi on eriti hea just selle seisukoha pealt ka, et siia on mõeldud maasoojuspumbad, põrandaküttes on arvestatud võimalikult madal temperatuur, toru on pandud võimalikult tihedalt, et me saaksime selle madala veetemperatuuri ilma toatemperatuuri see mõjutaks ja see lihtsalt tõstab soojuspumba küttetegurit ja elektrikulud on väiksemad. Et põrandakütet võibki võtta kui ühte suurt radiaatorit, terve põrand on radiaator ja kuna see küttepind on nii suur, siis selle tõttu on ka see temperatuur võib olla piisavalt madal, mis siis tegelikult tuleb hilisematele küttekuludele kasuks. Pluss on see mugavus, et oleme kuulnud ju palju legende, et jalad lähevad paiste ja veinilaiendid ja põrand on ebameeldivad soe ei saa käia. See ei olegi vist legend. See ei olegi legend, kui see põrand ongi soe. See tulebki sellest, et ei ole võib-olla piisavalt hästi põrandakütte projekteeritud, põrandasse läheb 45-50 kraadi, põrandapinna temperatuur on üle 30 kraadi, tõesti on ebamugav. Aga kui me ikkagi korralikult asja läbi arvutame, põrandapind jääb seal kuskil 26-27 kraadi, jalale tundub ta jahe, tuba on samas soe ja siis need legendid ei teki ja sellist alust legendil ei ole ja kõik on väga mugav ja mõnus. Kuidas aeroksein üldse püsti pannakse? No aeroksein laotakse erinevad siis teistest müüriplokkidest sellise õhukese vuugi peal. Kasutatakse siis plokiliimi ja plokkide siis otsa pinnad valatakse siis täis need püstvuugid, eks ole. Kuidas on armeerimisega? Armeeritakse nagu plokkmüüritis ikka, iga 4 rea tagant. Eks esimene rida, siis 4 rida plokki, jälle armeering ja nii edasi. Ja siis täiendavalt siis akna aluspinnad ja silluste tugipinnad. Siin konkreetselt nüüd tõesti kasutatakse seda veel vanamoodsat varianti, kus siis reesitakse sooned ja kasutatakse siis 8 mm A3 armatuuri. On võimalik kasutada ka meie tootevalikus olevat murfoarmatuuri, mis on selline vuugiarmatuur, õhuke, mis läheb otse liimikihti, et siis jääks see soonte freesimine ära. Aga töötavad nad mõlemad väga hästi, et see on lihtsalt ehitaja valik, kumba ta kasutab. On silluste puhul ka midagi, mida sa nüüd eriti toonitad, et vaadake, et ei lähe valesti? Ikka on. Silluste puhul on muidugi esimene asi on see, et tuleb vaadata, et sillus oleks õiget pidi müüris. Meil on silluste otstes ja külje peal on selline nool, mis peab alati allapoole suunduma. Ja samamoodi siis silluste tugipinnad, et need oleksid piisavad. Et tavaline selline normaalne tugipind on 25 cm, siis mõlemilt poolt, ehk siis ühesõnaga sillus peaks olema pool meetrit pikem, kui on avalaius.